Perearsti vastuvõtul on 71-aastane naispatsient, kes kurdab valulikku muna vasaku põlve tagapinnal. Ta helistas perearsti infoliinile ja saadi soovitus võtta perearstilt saatekirja minna kirurgi konsultatsiooniks. Aga patsient kutsutud vastuvõtule ning näeme põlve tagapinnal pehmekoelist vetruvust. See on mõõtmetega umbes 5x8 sentimeetrit. Ning teostame ultraheli uuringu. Näeme, et tegemist on vedelikuga täidetud pehmekoelise massiga. Seda nimetatakse ka Bakeri tsüstiks. Nii, vaatame ekraani peal toimuvat. Andur on piki jäseme telge ehk siis longitudinaal või sagitaalsuunas. Vaatleme piirkonda. Näeme, et tegemist on vedelikuga täidetud tsüstiga. Keerame anduri risti suunas ja umbes sama leid. Kohe fikseerime mõõtmed risti suunas ja sügavuse. Näeme, et tsüsti risti mõõt laiuses on 3,7, sügavus 1,4 sentimeetrit. Sagitaalsuunas on leid järgmine vedelikuga täitunud tsüst, mis ulatub ka sügavamale lihaste vahele. Mõõtmed siis järgmised. Pikimõõt 4,4 ja rohkem sentimeetrit. Patsiendile on antud info, et peab minema kirurgi juurde ja siis kui vaja, siis tõmmatakse süstlaga välja. Aga hindame seisundit, tegemist on Bakeri tsüstiga. Palun kirjeldage oma vaevusi, mida see teile põhjustab? Jah, et rääkige palun. Käimisel nagu pistab või torgib sealt. Kui ma järsku keeran või pööran, siis ka niimoodi käib säuhti nagu valu läbi ja kui ma niimoodi põlvest kõverdan, siis annab tunda ja õhtul ei saa nagu magama jääda, jälle sähvatab midagi sealt läbi. Selge. Nii, arvestades patsiendi vaevusi, võtame ette Bakeri tsüsti punktsiooni ning leiame ultraheli alusel kõige optimaalsema punktsiooni koha ning fikseerime selle siis vajutusega nahapinnale. Kõige optimaalsem punktsiooni piirkond olekski selles kohas. Nii. Ma praegu vajutan siia naha peale jäljekese, et siit siis teeme tuimestava süsti ja saame selle vedeliku väljutatud. Protseduuri kandikule olen sättinud kõik vajalikku järgnevaks protseduuriks. 2% lidokaiin lokaaltuimestuseks, punktsiooni nõelaga suuremahuline süstal, nõela diameeter 1,4 millimeetrit, tutikud naha desinfektsiooniks ja protseduuri järgselt steriilne plaaster. Naha desinfektsioon. Kasutame selleks alkohol alusel naha desinfektanti. Piserdame laialdaselt piirkonna, laseme desinfektandil kuivada paar minutit ja võime alustada protseduuriga. Kuivatame veel piirkonda steriilse tutikuga ja teostame siis kõigepealt märgitud piirkonnas desinfektsiooni järgselt lokaalanesteesia. Nüüd on veidikene valus,
oleme märkinud ultraheli alusel sobiva koha punktsiooniks. Viime siia intradermaalselt siis lokaalanestheetikumi 2% lidokaiini. Valus ei ole eriti? Okei. Eesmärk on teha patsiendile protseduur võimalikult komfortseks. Lokaalanestheesiast on möödas 30 sekundit ning torke kohast siis siseneme jämedama nõelaga. Tunneme, kuidas nõel satub nagu tühja ruumi ning teostame aspiratsiooni ning süstlasse väljub kollakas sekreet. Tegemist on siis karakteerse leiuga Bakeri tsüsti korral. Puudub selle septiline iseloom. Süsti maht oli päris suur ning peame korduvalt süstalt siis tühjendama. Eemaldame süstla nõelast, nõel jääb süsti kesta, ühendame selle ning jätkame protseduuriga. Kuidas praegu tunnete ennast? Väga hästi, uni tuleb peale. Uni tuleb peale. Muudame nõela asendit, aga paistab, et rohkem eksudaati ei saa. Näeme, et seekord on süstlasse tulnud ka veidi verd. See on seletatav piirkonnas olevate pindmiste veenilaienditega. Nii. Veel kord proovime jõuliselt aspireerida, aga ei õnnestu rohkem saada. Aga palpatsioonil on täitunud Bakeri tsüst tühjenenud ning saame protseduuri sellega lõpetada. Surume piirkonnale peale steriilse tutiku ning palpatsioonil tõesti enam ei ole tuntav Bakeri tsüst. Tegime protseduuri selleks, et leevendada patsiendi vaevusi. Tavaliselt, kui Bakeri tsüst vaevusi ei põhjusta, siis ta võib ka niimoodi olla. Nüüd asetame piirkonnale komprimeeriva elastiksideme. Seda patsient peaks kandma ning määrame ka valu- ja põletikuvastase ravikuuri. Kui vedelik tekib, olen kasutanud järgneva võttena steroidinjektsiooni Bakeri tsüsti. See on tavaliselt aidanud, aga kolmas võimalus oleks see, kui patsiendil esinevad tõesti olulised funktsioonihäired, siis operatiivne ravi ortopeedi poolt, aga see on üsna harv vajadus reaalses töös. Nii, fikseerime siis steriilse tutiku ja plaastri sidemega, et see avaldab piirkonnale sellist mõõdukat, komprimeerivat, toetavat mõju. Oleme protseduuri lõpetanud. Kuidas on praegu enesetunne? Väga hea. Väga hea. Hindame, kuidas on põlve painduvus. Kuidas praegu hindate? Ei ole valus. Ei ole valus. Väga hea. Et oleme saanud vastuvõtu käigus teostada diagnoosi täpsustamiseks uuringu, teostanud protseduuri ning leevendanud patsiendi vaevusi ning saame siis määrata edasise käsitluse. Aga sellega võime tänaseks lõpetada. Küsime patsiendilt tagasisidet nädala möödudes, kuidas on läinud
ja siis plaanime edasisi samme. Ordineerin patsiendile valu- ja põletikuvastase ravimina Celecoxib 100 mg 2 korda päevas ning päeva ajal kanda siis mõõduka survega laia elastiksidet ümber põlve ja piirata koormust. Ning nädala pärast me siis hindame efekti. Ning see haiguslugu on iseloomulik ja huvitav sellepärast, et patsient oli häälestunud saama perearstilt saatekirja, kuna kuskilt niimoodi üteldi. See kuskilt on siis antud olukorras siis perearsti infotelefon. Et saatekiri kirurgi vastuvõtule, et seal siis võetakse oletatav vedelik välja. Leian, et selline lähenemine ei ole päris mõistlik, vaid esmane külastus siiski peaks olema esmakontaktiarst, patsiendi perearst, kes täpsustab seisundi, teostab vajalikud uuringud ning vajadusel protseduuri ning määrab edasise käsitluse. Ning niimoodi tehes toimub patsiendi mõistuspärane liikumine meditsiinisüsteemis, kaovad ära nii-öelda vähese efektiivsusega või mõttetud eriarsti külastused.